Tere! Eestis on jõudnud uue põlvkonna Suzuki SX4. Kuna ta on vanast suurem mudel, siis hakatakse seda müüma S-Crossi nime all ja täna me uurime, mida see auto meile pakub. S-Crossiga plaanib Suzuki oluliselt tõsta oma läbimüüke. See auto on loodud eeskätt just Euroopa klientide maitseeelistusi silmas pidades ning seetõttu võiks siis ka meie inimestele rohkem meeldida. Ja otse loomulikult plaanitakse ilma igasugust aukartust tundmata pakkuda tõsist konkurentsi segmendi valitsejatele. Tõsi, mootoreid on siin kõigest 2. Mõlemad, nii bensiini kui diiselmootor on 120 hobujõuline, kuid erinev on pöördemomendi maksimum. Bensiinimootoril ulatub see 156 ja diislil 320 Newtonmeetrini. Bensiinimootorid pakutakse kas variaatori või 5-käigulise manuaalkastiga varustatult. Diislivarustusse kuulub ainult 6 manuaalkast, kuid kui te vähegi viitsite käike käsitsi lülitada, siis mina soovitaksin küll võtta selle diisli. 120 hobujõudu ei ole just eriti palju, aga see poole kõrgem pöördemoment annab autole veidikenegi seda sportlikku hinge. Nelikveosüsteemi nimetatakse siin all gripiks ja esitusel räägiti, et see lausa suudab ohtlikke olukordi ette ennustada ja alustada juba reageerimist enne, kui asi tõsiseks läheb. Ja täitsa tõsi. Proovisin ise kruusateel jõnksutada autot ja vaadata, kas läheb libisemisse. Elektroonikarakendus ikka kohe päris radikaalselt ja likvideeris ohtliku olukorra ära juba enne, kui see tekkidagi jõudis. Mõistagi neile, kes soovivad veidikene äkilisemaid emotsioone, on võimalus süsteem välja lülitada. Siin on nupp olemas selle jaoks. Kui me vaatame tehniliste andmete tabelisse, siis auto pikkuseks öeldakse 4300, laiuseks 1765, kõrguseks 1570 ja telgede vaheks 2600 millimeetrit. Linnamaasturina on S-Cross kindlasti mõeldud kulgemiseks eeskätt hea kvaliteediga asfaltteedel, kuid nelikvedu ja vedrustus võimaldavad täiesti vabalt sõita ka juba üsna halval kruusateel. Ühe nüansina tasub kindlasti ära märkida, et Suzuki on saanud selle auto üllatavalt vaikseks. Siin on ka diisli puhul mootorit üsna vähe tunda. S-Crossi välimus pole küll ülemäära avangardne selline Harju keskmine, kuid seest pakutakse vähemalt meie sügisesse sobivat, väga hästi sobivat, edevat rohelist laimivärvi. Siin tagaistmel on ruumi tegelikult üsna palju. Hetkel küll on juhiiste maksimaalselt ette välja lükatud, kuid keskmiste inimeste puhul on siin taga ruumi piisavalt ja on veel üks väga tore lahendus, mis mulle meeldib. Nimelt saab seda aknalauda tõsta sõidu ajal üles ja siit pagasiruumist võtta asju. Ehk siis kui kujutage ette, et teil on siin väike laps, kes vajab kas mingit patja või tekki, siis selle välja õngitsemine sõidu ajal selles autos ei ole üldse mitte mingi probleem. Pagasiruum on oma segmendi üks suurimaid, mahutades 430 liitrit. Kui me laseme tagumised istmed alla, siis see suureneb 875 liitrini. Materjalidest rääkides on siin kasutatud muidugi üsna palju jäika plastikut, kuid need kohad, kuhu käed toetuvad, need on pehmed. Selline on siis uus Suzuki SX4 S-Cross, vääriline konkurent omas segmendis. Värise Qashqai. Näeme järgmises saates.